Mina olen Nopri taluva eremees Misso vallast Võrumaalt. Olen tööandja 20 inimesele, 5 lapse isa. Minu suurimaks sooviks on, et noored jätkaksid tegevust talus ja meiereis. Et järgmine põlvkond sooviks seda teha, on vaja olulisi muudatusi. Elu jätkumiseks Missomaal on vaja teotahtelisi inimesi, kes sooviksid panustada meie kogukonna tulevikku. Vallavolikogu on 3 aasta jooksul valla arendustegevustes kasutanud erinevaid võimalusi. Muu hulgas soovisime parema tuleviku nimel naabervaldadega liituda. Paraku tulutult. Väikevalla võimalused töökohti luua on piiratud, kuid nüüd oleme kokku leppinud järgnevas. Misso vald ja Nopri talu pakuvad 10 töökohta, 10 erinevat töökohta inimestele, kes asuksid koos perega Misso valda elama. Lisaks töökohale pakume elamiseks talud 5-aastase tasuta kasutuslepinguga. Hetkel koostatakse valla arengukava. Kinnitan siinkohal, et selles pööratakse suurt tähelepanu just lastega peredega parima elukeskkonna kujundamisele. Vastutasuks ootame motiveeritud ja asjalikke inimesi, kes soovivad maal elada, elu edasi arendada ja Eesti terviklikku arengusse panustada. Ootame sind Misso, saad 1001 õpilaskoha heasse kooli, peresõbraliku elukeskkonna, töökoha, elukoha talus või kortermajas, vajalikud teenused, äkki on siin palju pandud, kiiresti arenevas vallas ja 996 muud elulist asja. Tule võta pere kaasa, panusta ühe Eesti väikevalla arengusse ning vaata, mida sellel kaunil maapiirkonnal sulle pakkuda on. Lisainfo www.misso.ee. Valla pakutavatest majandusspetsialist, noorsoo- ja huvijuht. Kooliga seonduvalt on mul siia praegu kirjutatud lihtsalt sotsiaalpedagooga. Tegelikult on seal mitu poolikut kohta. Et tegelikult kui on mõni pedagoogiks sobiv persoon, siis on võimalik seal teha erinevaid variante. Et nii väikse õpetaja koormusega koolis on võimalik teha. Me saime uue koolidirektori 3 lapsega, kes on esimest päeva 1. septembril tööl. Et põnevusi kuhjaga. Valla autojuht, kes peab olema tulevikus taksoteenuse osutaja, ehk ka inimesena väga võimekas, mobiilne ja kaasamõttev. Ja siis ülejäänud töökohad on praegu siin Nopri pakkuda. Meierei tööline, turismikorraldaja, autojuht, ehitustööline, lüps ja raamatupidaja. Kas keegi kohe kargab püsti või? Nopri on Tsistrinuka ettevõtja oma 20 töölisega täna ja see turismi tegevuse välja kuulutamine, et tere tulemast Noprisse öösel kui päeval suurte ja väikestega, peredega ja gruppidega. Seda me ei ole välja reklaaminud täna. Me oleme 3 aastat testinud seda gruppide võõrustamist. See on vastuvõetav küll, aga seal peaks olema ka mõni kihvt inimene veel kambas. Sellepärast turismikorraldaja on mul Nopri nimistus kirjas. Seal sõltub nii palju ühest aktivistist. Kui tuleb üks inimene, kes suudab asju käivitada, siis ongi võimalik protsessid käima ajada. Et sellepärast sellises kohas on võimalik ka tulla ja särada. Aga kui... Ma küsiks, aga ilma lasteta te ei... Et mitte neid pahandada, siis see kampaania, mis praegu käib täpselt niimoodi, laps kooli, need on täna oodatud. See, kui me kirjutame, et arengukavas perspektiivis soovime, et noored pered tuleksid meile,
siis kes planeerib, kes on käima peal, no jumala eest, tere tulemast. Aga tänane parim ootus on see, kui tuled ja annad 3 last kooli, 1 lasteaeda. Ma toon kohupiima iga nädal laua peale. Vasikat saad silitada iga jumala õhtul. Vallavolikogu esimees lubas kitse talle kinkida. Vallavanem laseb oma tehnikaspordil peal sõita. See mees teeb leiva laua peale. Ma ütlen, et me mõnes asjas suudaksime küll üllatada positiivselt. Aga seda peab küll arvestama, et ega siis see külaelu niisama nüüd ka ei ole.